President Donald Trump väidab, et paljud riigid plaanivad saata sõjalaevu Hormuzi väina avatuna hoidmiseks Lähis-Ida kasvavate pingete tõttu. Koridor Iraani ja Omaani vahel on maailma energiajulgeolekule oluline, sest sealt liigub suur osa naftast ja veeldatud maagaasist. Trumpi avaldused tulevad kasvavate murede taustal, et piirkondlikud konfliktid võivad ohustada rahvusvahelist laevandust ja energiavarustust. Ameerika ametnike sõnul plaanivad liitlasriigid koordineeritud merepatrulle kaubalaevade ohutuks läbipääsuks strateegilisel marsruudil. Hormuzi väin on olnud pingekolle piirkondlike konfliktide ajal ja iga katkestus võib avaldada suuri tagajärgi ülemaailmsetele turgudele, kütusehindadele ja rahvusvahelisele julgeolekule. Trump rõhutas, et laevanduse vabadus on ülemaailmne vastutus ning hoiatas, et rahvusvaheline kogukond takistab mereväila blokeerimist. Kommentaarid näitavad kasvavat rahvusvahelist koostööd, kuna valitsused jälgivad arenguid Pärsia lahes ja hindavad riske meretranspordile ning stabiilsusele. Ali, sinu ekraani paremal poolel näed sa täna hommikul otseülekandes Zessajura saatkonda Bagdadis. Vaata, uus video näitab suitsu ja leeke, mis tulevad saatkonnast Iraagi pealinnas Bagdadis. Pärast seda, kui Iraagi võimud teatasid, et kompleks sai täna hommikul raketitabamuse. Praegu on teave veel üsna piiratud ja pole veel selge, kas on ta vigastatuid. Iraagi võimude sõnul tabas raketi ilmselt kompleksi sees olevat helikopteriplatsi. Zessajura saatkond Bagdadis uuendas eile oma 4. taseme turvahoiatust, hoiatades, et Iraan võib korraldada rünnakuid Zessajura kodanike ja taristu vastu. Iraagi sees. Jällegi näete selles äsja avaldatud videos taustal tõusmas suitsu. See on reaalajas pilt endiste olemasolute saatkonnast väljastpoolt. Samal ajal näitan veel üht CENTCOM-i videot. Vaadake oma ekraanilt. Kunturtseli keskkomando avaldab video, mis näitab nende sõnul ulatuslikku täppisrünnakut Iraani Kargi saarel. Ekraanil on palju plahvatusi. CENTCOM selgitas, et rünnak hävitas mereväe miinide laod, rakettide hoiupunkrid ja mitmed teised sõjalised objektid. Pentagoni andmetel Zefirami ja Tsipressaili väed tabasid Kargi saarel üle 90 Iraani sihtmärgi, säilitades infrastruktuuri. President Trump andis käsu rünnakuks, mille viisid ellu Eskivaga sõjaväelased. Nagu alati on palju arutella. Soovin kutsuda Mark Chandleri, Coastal Carolina ülikooli institutsionaalsete suhete direktori, praktikaõppejõu ja endise kõrgema kaitseluure ametniku. Mark, tänan, et oled täna meiega. Pole tänuväärt, Josh, ja tere hommikust. Tere hommikust, hästi. Kõigepealt, teie ekraani vasakul küljel näen otseülekandes Bagdadi Eskivara saatkonna kompleksi väljastpoolt. Kui näeme raketti tabamas helikopteri maandumisplatsi, mida see ütleb Iraani nende tuumavõimekuse või tegelikult lihtsalt nende sõjaliste võimete kohta praegusel hetkel? No ma arvan, et kõigepealt Josh peame mõistma, et Iraan on tõesti kindad käest võtnud. Kõik diplomaatilised rajatised on rünnaku all, neid on juba rünnatud, nii Ar-Riyadis kui Araabia Ühendemiraatides. Nad ründavad lihtsaid sihtmärke, kuna seal pole tugevaid kaitsevahendeid ballistiliste rakettide või droonide vastu. Iraan jätkab sellega ega kavatse tagasi tõmbuda, ehkki võib vähendada. Teine asi on see, et peame hindama selle täpsust. Esiteks vajavad nad head siseinfot. Me teame, et kogu Iraagis on Iraani toetatud šiitlikud operatiivtöötajad ja miilitsad. Need šiitlikud miilitsad on rünnanud meie vägesid, kes asuvad üle kogu Iraagi. Seega teame, et neil on head tehnilised teadmised, et programmeerida ballistilise raketi sihtmärk. Saatkond ei ole varjatud, kuid neil on vaja kõige täpsemat teavet drooni või raketi rünnakuks. Nüüd on neil tõenäoliselt vaatlejad läheduses töötamas. Ma tean, et nad on kasutanud mõningaid šiitidest vaatlejaid, keda nimetatakse magavateks rakkudeks. Nad on Lähis-Ida Araabia riikides tegutsenud aastaid. Nad jälgivad ja hakkavad jälgima Ameerika diplomaatilisi, sõjalisi ja muid rajatisi, püüdes seal olukorda eskaleerida. Isegi elamupiirkondi, kus ameeriklased on koondunud teatud piirkondadesse mõnes Araabia riigis, nii et see on endiselt ohtlik keskkond.
Nagu mainisin, vigastatutes pole teateid, nad on kõrges valmisolekus. Bagdadis evakueerisime saatkonna Kuveidi linna. Seega ootaksin, et need rünnakud oleksid selles piirkonnas täpsemad rajatiste vastu, sest oleme selle konflikti algfaasis. Ma tahan seda teile ekraanil näidata. Näete videot CENTCOMist ja kuulete taustal, kuidas rünnakud toimuvad praegu. Eile õhtul teatas president Trump ulatuslikust täppisrünnakust. Tema sõnul Kargi saarel, nendele kes vaatavad, kas sa saad selgitada, mis on Kargi saar ja selle rünnaku tähtsust? On mõned asjad, mida tahaksin esile tõsta. See oli suurepärane sõjaline operatsioon, kus täppisjuhitava laskemoonaga tabati ainult sõjalisi sihtmärke Kargi saarel. Tead, Kargi saar on tõenäoliselt kõige olulisem energiakeskus, mille kaudu Iraan ekspordib oma naftat. 90% Iraani eksporditavast naftast läbib Kargi saart. See asub meres ja naftat transporditakse torujuhtmega. Sinna kaevati sügavad alad suurtele naftatankeritele, muutes selle nende peamiseks naftasadamaks. Sõjaliste sihtmärkide ründamisel militariseeris Iraan mitmed saared Pärsia lahes, sealhulgas Kargi kaitse eesmärgil ja rünnakute vältimiseks. Aga mitte midagi nii keerukat kui meie rünnak. Infrastruktuuri jätame puutumata, kuid teatame, et kavatseme teid rünnata ja teame, et see on Iraani tuleviku jaoks tähtis. Valin sõnu hoolikalt, Josh, kui ütlen, et Iraani tulevik, mitte režiim. Sest riigil on tohutud loodusvarad, see võib olla suur rahvas, majandusmootor Lähis-Idale ja kogu maailmale, kuid mitte islami režiimi all. See ongi vahe. Nad sihivad seda ja see saadab sõnumi. Võime sõjalised sihtmärgid välistada. Me võiksime ka nende majanduse aastateks, kui mitte aastakümneteks halvatuks muuta, kui hävitaksime Kargi saare endi. Ja ma mainisin ühte asja, mida tahan lihtsalt lisada. Nad on selle saare militariseerinud. Nad on turvalisust tugevdanud. Nad on militariseerinud Bumusa ja Sirri saared Pärsia lahe lõunaosas. Me peame nende eest hoolitsema ning jälgima kaubavedu ja naftatankereid, mis sealt liiguvad. Seega poleks üllatav, kui peagi neil saartel rünnakuid toimuks. Ja ma tahan seda teile ekraanil näidata. Ma tean, et oled seda juba näinud, nagu paljud teisedki, aga Iraani uut ülemjuhti pole avalikkuses nähtud. Ühe tema avaldatud foto kohta väidavad uurijad, et see on tehtud tehisintellektiga. Nii et siin on palju küsimusi ja sellistes konfliktiaegades kui praegu, kui oluline on, et riigi juht oleks nähtaval. Millise sõnumi see annab? Kordan, teda pole avalikkuses nähtud. Kuulsime temalt seda sõnumit hiljuti, aga ta ei olnud kaamerate ees ja see polnud tema, kes rääkis. Olgu, Joss, sul oli õigus. Ma arvan, et on ülioluline, et kriisis olev rahvas näeks oma juhti seisukohta võtmas ja jõudu näitamas. Tead juhtimas eeskujuga ja enesekindlalt. Me ei näe seda Ali Khamenei puhul. Nii et mõned põhjused, mida ma siin spekuleerin ilmselgelt, kuna ma ei ole seal, ei saa ma olla täiesti kindel. Ta sai rünnakus raskelt vigastada ning kaotas isa ja perekonna. Seetõttu kaalume seda võimalust. Tõenäoliselt ei soovi Iraan teda televisioonis näidata, sest nüüd, pärast tema valimist, oleksid nad pidanud teda esile tõstma, panema mõnele koosolekule, näitama teda juhtimas, näitama teda käske andmas ja rääkimas. Seega, kas ta on nii töövõimetu, et ei suuda seda teha, või on ta nii raskelt vigastatud, et teda televisioonis või praegustel fotodel näidates, see hävitaks mitte Iraani rahva, vaid selle keskse juhtkonna ja revolutsioonikaardi usalduse. Nad ei saa endale lubada näidata nii-öelda nõrgenenud ülemjuhti. Nii et see on tegelikult paljastav. Nad näitavad ikka tema vanu, terveid fotosid tehisintellektiga, aga kas sa pole teda kuulnud ega näinud? Ja see annab sõnumi neile, kes vaatavad sellest natuke sügavamale. See annab õige sõnumi. Tahtsin seda teile näidata. See juhtus eile pressikonverentsil koos kindral Dan Rising Khaniga operatsiooni eepiline raev ajal. Täna möödub 2 nädalat esimestest Zavi, ERUA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu.
Soovin teiega vestelda, kui vaatan otsepilti Valge Maja väljast. EWRA ametniku sõnul, kes rääkis Associated Pressile, saadetakse umbes 2500 merejalaväelast ja 1 amfiibrünnakulaev. Need saadetakse Lähis-Idasse, suurendades seal sõjalist kohalolekut. Milline sõnum see praegu saadab? Arvan, et see on oluline. Merejalaväelased on minu jaoks erilised. Trista, minu esimene, on Okinavas, Jaapanis. Nii et nad valmistuvad laevadele minema, see peaks võtma umbes 10 päeva merel. Ja me saadame sõnumi, et me oleme selles võitluses endiselt kindlalt sees. Merejalaväelased on väga erilised. Me saadame tugeva sõnumi, kui toome nad esile peamise lahingujõuna. Nad toovad kaasa mitmesuguseid võimeid. Meie võitleme Marine Air Ground Task Force'ide kaudu, mis on merejalaväe, õhu- ja maaväe ülesannetega üksus. Merejalaväelased toovad kaasa hävitus-pommituslennukid, helikopterid, jalaväe pataljoni, logistika ning juhtimise ja kontrolli. Kui nad saabuvad 3 laevaga, oleme pardal koos sellega, mida nimetame amfiibgrupiks. Valmis, nad jõuavad kohale ja me korraldame ülesanded vastavalt vajadusele. Militariseeritud saarte või Kargi saare piiratud ülevõtmiseks Pärsia lahe lõunaosas sobivad merejalaväelased ideaalselt. Me tugevdame tulejõudu, saame aidata seal tehtava logistikaga, valmistume tulevikuks. Ma ei ütle, et kasutame merejalaväelasi, aga hea, kui nad on valmis. See annab meile erinevaid võimekusi ja tugevdab sõnumit, et me oleme selles kaasatud. See on selge märk, mida Iraan kindlasti märkab, eriti rannikualadel või väikestel saartel. Nagu ma juba ütlesin, kui oluline, kui tähtis on see sõnum praegu, eriti Seva ja Iraani vahel, ükskõik mida kumbki pool ka ei edastaks, kui oluline see on järgmiste sammude määramiseks ja kuhu see siit edasi liigub? See on väga oluline, Josh, on mõned asjad. Nii et Iraani poolt jätkavad nad oma sõjakalt hoiakult, nad jätkavad Araabia riikide, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli ähvardamist. Nad teevad koostööd Hezbollahga Liibanonis ja jätkavad jõu näitamist. Usun, et režiim jõuab alistumise faasi juba mõne nädala pärast. Seega nad jätkavad jõu näitamist peamiselt sellepärast, et see on sisemine sõnum. Maailm peaks mõistma, et Iraan on täis hooplemist, hoolimata nende jõulisest vastusest. Nad kontrollivad autoritaarselt, vajavad sisemist sõnumit ja see on nende peamine sihtrühm. Ameerika Ühendriikidel on vaja ühtset sõnumit. Me astusime sellesse ja oleme nüüd kaasatud, olenemata sellest, kas sa olid alguses nõus või mitte. Peame selle lõpule viima. Seega peab meie sõnum keskenduma sellele, miks me seda teeme ja mida tuleb Islamivabariigis kõrvaldada, mitte Iraani rahvast. Näita sellele toetust ja jätka metoodiliselt Iraani sõjamasina lahtivõtmist, luues võimaluse mässu tekkeks. Lõhe tekkimiseks ja võimaluse avanemiseks kulub veel paar nädalat. Seetõttu peame sõnumi ühtsena hoidma ja jõudu näitama. Majanduslikke väljakutseid on palju. Võin öelda, et igal hetkel viimase 20 aasta jooksul, kui me seda operatsiooni planeerisime, teadsime alati, et Iraan kasutab oma majanduslikku võimekust meie vastu, aga tegelikult kogu maailma vastu, et püüda avaldada survet Ameerika Ühendriikidele. Seega peame mõistma, et sõda ei ole midagi head. See on ebamugav, see tekitab probleeme, teise ja kolmanda järgu kõrvalmõjusid. Kuid see on ajutine ja ajutine tähendab veel mõnda nädalat. Sellist sõnumit peame näitama Ameerika Ühendriigidele ja lääneliitlastele. Vajame, et ka nemad kinnitaksid selle sõnumi edasiliikumisel. Mark Chandler, toon sind siia ja küsin viimase küsimuse. Mida oleme 2 silma vahele jätnud ja mida soovid enne lahkumist lisada? Ja jos, sellest võiks terve saate rääkida. See on väga raske ja väljakutsuv. Me kaotasime ühe lennumeeskonna. Sel nädalal kukkus alla KC, 135 hukkus 6 Ameerika sõjaväelast. Nad toetasid meie sõjalisi eesmärke, palume kõigil hoida neid ja nende perekondi palvetes. Ja teine asi, sa mainisid suhtlemist.
ja ma arvan, et on oluline mitte järele anda survele, mida sõda mõnikord avaldab, et see liiga vara lõpetada. Oleme selle võitluse ja kohustuse võtnud ning peame jõudma eduka lõpuni. Ja see tähendab nende kogu tuumarelva võimekuse kõrvaldamist. Neil on see ikka veel olemas mingil moel, kuidagi, see on seal ikka veel aktiivne, nii et me peame sellega tegelema. Nende rakettide ja droonide ründevõime tuleb kõrvaldada. Ja siis, mida nad teevad kogu Lähis-Idas? Olen varem maininud Hormuzi väina sulgemist. Kui islamistlik režiim ei lõpe, võib see korduda. Nii et meil on jäänud 3-6 nädalat. Ma tean, et ütlesin seda eelmisel nädalal. Nüüd lisan veel 1 nädala ja ütlen, et meil on ikka veel see aeg olemas. Kui lõpetame selle enneaegselt surve tõttu, vajame tahtejõudu, et viia asi lõpuni. Palun lihtsalt, et ameeriklased ja meie lääne liitlased seda toetaksid, sest muidu jätame endast maha tugevnenud režiimi. See kuulutab võitu ja tekitab tulevikus rohkem segadust järgmistele põlvkondadele. hästi, Mart Chandler, suur tänu nagu alati, et meiega liitusite ja aitasite kõike selgitada. Josh, see polnud midagi, suur tänu.